Aitäh nende tutvustavate sõnade eest. Kuna ainus asi, mis on teie ja selle ürituse sisuka arutelu vahel olen mina, siis püüan ma võimalikult kiirelt teha, mitte rääkida tehisintellektist, mitte rääkida infotehnoloogiast, vaid rääkida millestki sellest, mis mulle meeldib, ja see on toit. Ja ma alustan ülestunnistusega. Ma olen söönud bioreaktoris valmistatud loomaliha, kanaliha, tuunikala, austrit ja nad kõik maitsesid mulle väga. Nad olid väga head. Neid ei saa Euroopa Liidus sugugi lihtsalt, kui sul ei ole just tuttavaid bioreaktorite teadus-arendustegevuse valdkonnas. Minul on naeratanud see õnn ja ma tean, et vähemalt ühel inimesel, kes oli sellele üritusele registreerinud, kuid ma ei näe praegu hetkel, kuna mul on prožektorid peal, et kas ta on ka saalis, on vähemalt ühe korra õnnestunud minuga koos Hollandis Eindhovenis samuti süüa bioreaktoris valmistatud loomaliha. Tema hind praegusel hetkel veel tänu sellele, et loomaliha kilohinna sisse ei ole arvestatud keskkonnamõjusid või muid kulusid, mis on kõrvalsaadused selle lihakeha kasvatamise juures, on proportsioonist väljas ja jääb kuskile 30-50 euro kanti ühe kilo eest. Kuid ka kvaliteetne loomaliha jõuab juba samasse hinnaklassi, kui rääkida sisefileest. 41. aastal kirjutas Winston Churchill ühe geniaalse essee, kus ta rääkis tulevikust 50 aasta pärast. Ja seal esitas ta küsimuse väljakutse tulevikuks, öeldes, kõige absurdsem asi siin maailmas on kasvatada tervet kana selleks, et me saaksime ühe tükikese rinnafileed. Ja ta ennustas, et veel enne 20. sajandi lõppu on meil olemas teaduslik, tehnoloogiline ja inimeste poolt aktsepteeritud võimekus selleks, et seda kana rinnafileed inkubeerida või kasvatada mingisuguses sellises keskkonnas, mille kõrvalsaaduseks ei oleks pikka aega munast koorunud ja üles kasvatatud kana. Ma väidan, et see hetk on lähemal praegusest hetkest vaadates kui toona Winston Churchilli ajast ja selle tuleviku võimaluse ja praeguse hetke vahel on jäänud meil kõige rohkem 5 aastat. Läheks ajas natukene tagasi. Meie maakera, kus me elame, võib öelda, koosneb 3 maakerast. Üks on geosfäär, umbes 5 miljardit aastat tagasi stabiilseks muutunud. Üks on biosfäär, looduslikult juurde tekkinu, 4 miljardit aastat juba siin maailmas olnud. Ja 3. komponent on tehnosfäär, suurusjärgus 10 000 aastat vana. Sellest ajast, kui inimene hakkas aktiivselt maa peal võimu võtma ja looma juurde inimtekkelist tehiskeskkonda. Tol hetkel elas maailmas umbes 4 miljonit inimest. Praegusel hetkel elab maailmas umbes 2000 korda rohkem inimesi. Tol hetkel õpiti juba vilja kasvatama, tegeldi kuumtöödeldud toiduga, kontrolliti tuld ja saadi aru, et kuumtöödeldud toitu on parem omastada ja see on oluliselt kasulikum inimesele kui toorelt liha süüa. Põldude viljakus, kui inimesi on juurde tulnud 2000 korda, siis põldude viljakus on kasvanud umbes 20 korda. Samuti märkimisväärne tulemus, kuid mitte samas
suurusjärgus inimeste juurdekasvuga siin maailmas. Seega meil on kindlasti olemas oluline küsimus, kuidas jõuda välja kõigi nende inimesteni kättesaadava ja ikkagi toiteväärtust ja kvaliteeti pakkuva toiduainega. Võib tunduda kauge mure, sest meil see tundub nagu oleks olemas kõik. Läheme aga siin kõrval olevasse Viimsi keskusesse, kus meil on riburada pidi järjest vähemalt 4 suurt kauplust, avatud iga päev ja kõikjal on olemas kõik võimalik valik toiduainetest. Kuid seesama 10 000 aastat tehnosfääri tekkimist jõudis välja ühte punkti aastal 2020, kui tehnosfääri ehk inimloodu kogu kaal ületas 1 triljonit tonni ja inimese poolt tasapisi kontrolli alla võetud või hävitatud biosfääri hulk langes alla 1 triljoni tonni. Ehk praegusel hetkel maakeral on inimloodu mass, kaasa arvatud see hoone, kaasa arvatud need riided meie seljas, kaasa arvatud need supermarketid, kaasa arvatud kõik need sidevõrgud, maanteed, raudteed, rongid, laevad, oma massilt suurem kui kogu meie biosfäär. Oleme osanud looduselt võtta. Oleme osanud ehitada seda kõike. Nüüd aga on siis järgmine ja oluline küsimus, kas see tehnosfäär, mille me oleme ehitanud ja mis algas peale ühest ideest, mõttest ja mille me teostasime inimtöö ja teadmiste tulemusena 10 000 aastat tagasi, 5 000 aastat tagasi, 100 aastat tagasi. Kuidas on toimunud see teekond ideest selleni, et on hulk tehnoloogiaid meie ümber, mida me ei panegi tähele, mida me oleme omaks võtnud ja mida me peame loomulikuks. No üks näide on kas või seesama keel, milles me räägime, see on inimloodud, see on tehnoloogia, me õpime seda kõnelema, me ei sünni selle oskusega, see ei ole looduse poolt meile kaasa antud, vaid me õpime seda rääkima, me õpime seda kirjutama, me õpime seda lugema ja ka see on tehnoloogia, mida me oleme kõik maailmas omaks võtnud ja peame heaks normiks, lahutamatuks osaks selleks, et olla inimene, kõneleda, kirjutada, lugeda ja suuta teiste inimestega mingisuguses keeles kommunikeerida. Mul on olnud võimalus töötada töögrupis, mis annab tulevikutehnoloogiate üle nõu meie sõjalisele liidule. Ja selles töögrupis oli teemaks kvantarvuti ja selle tulevik. 2 kvantfüüsikut, tippteadlast ütlevad, kvantarvutit ei tule, mitte iialgi. 2 kvantfüüsikut, tippteadlast ütlevad, kvantarvuti on kohal ja muudab maailma lõplikult. Katsu siis vahet teha, kumbal on õigus. Milline on see õige tulevik? Ehk kuskilt algab peale meie tehnoloogia püramiid, mille alumises osas on meie unistused, ideed ja see, mis on teaduslikult võib olla võimalik, aga tõenäoliselt veel ei ole kasutuses. Sellest järgmine tase on miski, millest bioreaktoris toodetud toit on juba mööda läinud. Ehk ta on praktikas võimalik, teostatav, kasutusele võetav. Ja nüüd jääb siis see järgmine osa, mis puudutab kasutusele võttu, nagu me kõik kasutame praegu hetkel mobiiltelefone ja oleme aksepteerinud seda, et need on lahutamatu osa meie elust. Mis jääb siis selle kõige loomulikuma osa, milleks on meie keelekasutus, mida me ei peagi enam tehnoloogiaks. Toit, mida me ei peagi enam tehnoloogiaks, kuigi see on puhas tehnoloogiline väljamõeldis ja inimloodu. Mis jääb siis selle bioreaktoris toodetud liha ja meie jaoks loomulikuna tunduva, märkamatuna tunduvate tehnoloogiate vahele? Sinna vahele jääb ainult inimeste vastuvõtuvõime ja aksepteerimine. Ja mis siis saab, kui inimesed aksepteerivad seda,
et bioreaktoris toodetud liha mitte ainult ei maitse võib-olla hästi, vaid on ka puhtam ja turvalisem. Ei ole vaja sinna antibiootikume lisada, ei ole vaja toiduainete hügieeniga tegeleda, ei ole vaja tegeleda keskkonna kõrvalmõjudega. Mis siis saab, kui ta on laialt aktsepteeritud tehnoloogia ja mis saab meist, inimestest ja mis saab sellest tööjaotusest, millega me oleme harjunud 10 000 aasta jooksul, kus põllumajandusel ja loomakasvatusel on olnud oluline osa inimeste mitte ainult igapäevaelus ja tööturus, vaid ka oluline osa majanduses. Läbi aegad on inimesed kohanenud. Ja kohanemise käigus tuntakse ka kaotusi. Me ei ole enam nii karvased, et me suudaksime ilma rõivasteta hakkama saada selles kliimas, kus me elame. Aga vähemalt loomanahka ümber ei tõmba, aga riided on meil seljas. Oleme kohanenud selle temperatuuriga, mis meid ümbritseb, kasutades selleks tehnoloogiat ehk rõivaid. Väga võimalik, et me kohaneme ka lähitulevikus sellega, et meil ei ole vaja enam loomi kasvatada, kuid võib-olla aastaid selleks, et ühte tükki temast nautida, aga väga võimalik, et meil tekib ka liikumine, mis ütleb, et see on inimkonna hukk ja bioreaktorid on saatanast. Neid võimalusi, mis tulevikku kujundavad, aga on rohkem kui üks, see ei ole mustvalge ja kõik tehnoloogia arengud siiamaani on näidanud maailmas seda, et muutused ei toimu mitte üleöö, vaid toimuvad tasapisi, mitte riik korraga, mitte firma korraga, mitte valdkond korraga, vaid tasapisi toimuvad muutused ja minu ennustus on see, et aastal 2030 on minu toidulaual kättesaadava ja kvaliteetse ning äärmiselt konkurentsivõimelise hinnaga bioreaktori toit, kui ma soovin igapäevaselt olemas. Mida see aga meie kõigi jaoks tähendab, ma veel ei tea. Selle üle ma soovitaksingi teil kindlasti arutada. Aitäh teile veel kord!